tere! Täna näitan, kuidas kasutada Blenderis video sequenceri. Esiteks võtame siit alt lahti. Ja kui te veel ei tea, siis kõik need aknad on eraldi. Ja igasse aknasse saab ükskõik mida panna. Näiteks ma panen siia 3D vaate. Aga praegu on tegelikult vaja timeline'i. Seega las ta jääb. Nii. Esiteks video sequenceris paneme peale kolmanda nupu siit altreast, et me näeksime nii videot kui ka timeline'i. Ehk siis siin all näeme, mis videoklipid on kasutusel. Et ühte klippi sisse saada, paneme add ja movie. Mul on desktopil üks ilus animatsioon. Ja scrolliga zoomime sisse. Ja vajutan siit mängima ja näen, et jah, see videoklipp on täitsa õigesti sees. Ma hoian parema kliki all korraks ja kui ta liikuma hakkab, lasen parema kliki lahti ja tõmban ta algusesse. Ja ma riba vasakul poole ääres näen, et number 1 tähistab tema alguspunkti ehk esimesel frame'il on ta õiges kohas. Nii, ja ma määran ka ära lõpupunkti ehk siis kui video lõpeb, see on siis, panen siin õigesse kohta all, näen, et see on frame 170 või 169, siis kirjutan selle siia ja ta lühendab kogu filmi ära, et kui ma pärast siit selle välja lasen, siis ta ei lase mulle tühje kaadrikke, peaksin ütlema. Nii, filmitükk on sees. Esiteks näitan teile, kuidas saada seda filmiklippi tagurpidi. Vajutan N tähte klaviatuuril ja otsin alt üles sellise asja nagu backwards. Võtan linnukesele ja enne juba ta ongi tagurpidi. Päris naljakas isegi vaadata seda. Muidugi need teised lihtsamad asjad on ka siin kõik olemas, nagu ümberkeeramine, kas vertikaalselt või horisontaalselt, just kõik. Saan värve siin natuke muuta ja muid asju. Neid siis tuleb lihtsalt läbi näppida ja vaadata, mis siin kõik võimalik on. Lisaks on vaja teada, et kui on klipp on selectitud ja lähed add ja FX strip, siis saab siit igasuguseid muid asju ka peale panna, näiteks mis me siia paneme? Glow on siis helendamine. Ja me näeme, et see läks peale ja mis ta teeb, on see, et ta teeb uue riba iga efekti jaoks, mis on nagu kuidagi ei ole just kõige mugavam, aga ometi on igastahes hea näha, mis toimub. Ja kui ma nüüd panin sellele glow peale, siis ainult see riba siin töötabki, see allumine pole enam üldse nähtav. Ehk siis kui ma panen siit näiteks opacity't maha või et umbes ta peaks olema läbipaistev, aga ei ole, sest et ta pole üldse nähagi, on see glow. Ja kui ma seda muudan, siis ma saan selle siit läbipaistavaks muuta hoopiski. Nii. Ja siin on muid asju, näiteks kui mul on 2 kihti, siis ma saan alfaga üks neist siin, proovima, kui on õige, alfaga saan kokku möksida või siis panen 2 neist üksteise otsa ilma alfata, lihtsalt add'iga, umbes nagu Photoshopis või Gimbis. Ja siis, kui mul on 2 klippi, esiteks ma näitan teile, kuidas saab lõikuda. Ja mõtlen, kust on selle glow ära, meil ei ole seda vaja. Muidu ma lõiguks seda glow layerit, kui mul see peal oleks. Igastahes ma tahan, et ta kuskilt siit lõppeks ära ja algaks uuesti siin. Näiteks. Ehk siis siin ma viin rohelise joonekese siia, tavalise hiireklikiga ja võtan K tähte. Nüüd ta lõikas selle ära, mul on 2 eri tükki. Ja liigutada saan jällegi parema hiireklahviga, hoian korraks peal, tirin ta lahti ja siis võin lahti lasta ja ta jääb kinni. Nii, mul on nüüd 2 tükki ja ma tahan, et ta alustaks jälle näiteks siit, siis ma tirin siit noole pealt jälle parema klikiga ta õigesse kohta ja keskelt parema klikiga tirin ta siia otsa. Ja ma näen nende numbrite järgi, mis siia tekivad, et kus asi algab või lõpeb. Ja nüüd on üksteise otsas. Väga lihtne. Aga kui ma tahan hoopis, et nad sulanduksid üksteise otsa, siis ma liigutan selle siia peale, ütlen talle, et vajutan õiges järjekorras, et sellest tükist liigu selle peale ja siis lähen efekti alla, ütlen, et cross on näiteks kõige tavalisem sulamine.
ja ta tekitas siia jälle lisakasti, mis määratleb siis, et see sulamine on aktiveerinud. Vot nii. Need on siis siin põhifunktsioonid. Kui nüüd oleks vaja seda pilti siit välja saada, et meil on kõik muudatused tehtud, mis me tahame, muide ma pean muutma jälle selle lõppu ära, viimane frame on 136, kirjutan siia 136 ja nüüd on õige pikkus, kusjuures algus on tühi. Nüüd on mul võimalik kas A tähega vajutan esiteks, et see mul oli cross-ina selectitud, A-ga esiteks vajutan, et ta läheks maha ja siis teist korda, et ma valin kõik kastid, mis üldse on ja siis jälle parema klikiga, vabandust, ma valin ja kõiki vajutan G-d. G on siin terves programmis alati liigutamisnupp, samamoodi nagu parem klahv, aga G on kindlam, nagu praegu oli näha. Liigutan algusesse, panen uuesti lõpu paika, 124, 124 ja nüüd olen valmis siit programmist välja minema. Ja selleks on siis renderdamine, ma tuletan meelde, et see kast siin on N-tähega ja mõnikord on T all ka midagi, praegu ei ole. Nii, et renderdada, esiteks mõtlema välja, mis resolutsioonis see üldse on. Tavaliselt, kui te tulete filmitükiga sisse, siis tulete samas resolutsioonis ka välja, aga ta ei pane teile seda automaatselt, kuna see programm on mõeldud teiste asjade jaoks. Seega, siit panete tema resolutsiooni, see on mul HD väga hea ja tõmban selle 100% peale, et ta mitte ei tee poole suurusega, vaid täissuurusega. Frame rate ehk siis mitu pilti sekundis on Eestis tavaliselt 25 ja kõik muu peaks olema umbes õige. Panen nüüd siit piidan ära ja viimane asi on output ehk siis kuhu ta mulle salvestab selle. Ma ütlen, et näed, desktopile paluks ja siin on siis faili nimi. Nii, accept. Ta veel midagi salvestanud mulle desktopile. Ma olen lihtsalt kirja pannud, et faili nimi ja siis see asukoht, kuhu see fail läheb, on siin olemas. Ja siis ma siit valin, mis failina ma tahan seda salvestada. Ja siinkohal peab jälle meeles hoidma, et see programm on 3D jaoks mõeldud. Ja mul ei ole siin paljusi tavalisi formaate. Aga mis on tüüpilisemad on H264 on täiesti olemas, mis peaks igal pool mängima ja AVI JPG tõenäoliselt mängib ka. Aga muidu on see mõeldud selle jaoks, et see programm on mõeldud selle jaoks, et pilte välja lasta, ehk siis ma laseksin tavaliselt PNG-d siit välja. Aga okei, H264 ja encodingu alt ma saan oma sätteid muuta, kui olete tuttavad, siis võite proovida. Tavaliselt ma paneks bitratiks vähemalt, ütlemegi, et 20 000 on okei. Ja formaadiks ma võiksin ka panna H264, sest siis ta salvestab õige faili. Siis need failitüüpe on veel rohkem. Nii, mis siin siis veel? Ega siin muud ei olegi, kui lähen jälle siia üles ja muide kõik on toimunud selle esimese nupu all. Siin saab teisi asju ka muuta, aga need on kõik 3D maailma jaoks mõeldud. Esimese nupu all on render ja kui ma nüüd lõpuks tahan seda faili kätte saada, siis ma mitte ei vajuta render, sest see laseb ainult ühe pildi, vaid panen animation. Ja nüüd ta tegi mulle desktopil faili ja laseb ükshaaval neid asju välja. Scrollin välja poole, et näen, et mis siin üldse toimub. Ta on juba poole ära teinud ja teeb lõpuni. Panen korraks pausile ja nüüd ongi mul desktopil on fail nimega faili nimi. Jubes suur tuli, näitan teile ka. Ja animatsioon on tagurpidi meie mõnusas sulamisega. Nii, loodan, et saite targemaks. Soovite midagi veel teada, eks pange kommentaaridesse ja ma vaatan, kas ma saan selle tutoriali teha. Nägemist!